siis ma ütlesin talle, et mis siis saab, kui ma siukest heliast ütleb, no too siis üllatusmuna, siis ma ütlesin selge, mis toob üllatusmuna sulle. Ja mis teete? Me mõtlesime, et me pakime natuke. Naistel ikka meeldib pakkida. Lennujaamas pakkime? Tavaliselt pakutakse küll kodus, aga meil saladus ei ole. Me lööme kõik litti kohe. Nii, oleme siis jõudnud lennujaama. Lähme Amsterdami, võib-olla lähme lavalt läbi, võistleme. Ihnult nii palju, et vaatasin hommikul on kaal päris kõrge. Ma loodan, et ma sinna oma kategoorias nüüd sisse saan. Et tänapäeval väga süüa ei saagi enam. Et loodame. Vaatame, kuidas õnnestub. Nii, nüüd oleme jõudnud Amsterdami, Frankfurti. Ootame lendu edasi Amsterdami. Minu kaal õnneks hakkas kukkuma. Ju siis mingi öine anomaalia magamatus või ma ei kujuta ette, liiga vähe magasin. Et saab normaalselt süüa, normaalselt juua. Näete joovad siin. Jah, nüüd hakkame sööma ja siis me siukesed, Kati avastas siuksed üliägedad siuksed pakikesed pakendikeskusest, et hea väike mugav pakk võtta kaasa siia endale menüüd ja muidu mingi karbid, vaisad, siis võtab meeletu ruumi, et need on siin meeletu ruumi ja teiseks, kui neid kohvreid loobitakse, siis alati on need karbid katki ja siis on kohvrist pudru täis ja seal on gripiga kinni ja ei läki sul mitte midagi kuskil. Soovitame. Täiega soovitame. Oleme siin lennujaamas ja mõtlesime, et mis me ikka, et räägime siis palju see võistlemine siis maksma läheb, nii et hakake kiiresti arvutama. Lennupiletid edasi-tagasi Lufthansaga, Lufthansa on kusjuures väga odav koostada edasi-tagasi piletid. Kati vist arvates kokku 35 sotti. 615. 615, äkki meelde see number, 600. Siis hotell koha peal, kuna me oleme neljakesti pidime toa võtma, siis me hakkame 2 eraldi tuba võtma, võtsime ühe neljase, kuna Lukas Osladil liitub meiega Amsterdamis ja siis hotell oli 2 ööd 5 sotti. 2 ööd 5 sotti ja siis see on kokku juba 1100. Nii, siis võistlustasu, kui soovite võistelda nii-öelda selles tavalises kategoorias, kus teil on võimalus minna ka profi seda taodelda, overalli minna, siis see on 2 sotti. Üks inimene. Kui maksate koha peal, siis on 250. Ja kui te tahate mingi kohtunik, treener või keegi on kaasas, siis tema pilet on sott. Ja kui te olete junior või masters või nüüd ka wellness, siis on pilet 100, aga siis ei ole võimalik overalli enam minna. Nii, see tuli kokku siis ühesõnaga 2 sotti ja 2 sotti, sott 5 sotti. Ei arvutage, teil on kalkulaator 1600 eurot. Ja siis, et kuna me ei viitsid Grimmi hakata ostma koha peal või kaasa ostma, siis koha peal laseme möksid ennast, see on sott nagu. See on siis 2 sotti, 1700. Mis kui meiki veel vaja, mis meiki on 50, siis on 1850 ja kas veel oli mingid tasud? Noh, ütleme nii, et see treeningu söögid, joogid, neid me arvesta. Kas hotelli sisaldus linnamaksu ka juba? Hotelli linnamaks on mingi 15 eurot või 30 eurot, mis tuleb sinna lisaks, nagu Amsterdamis on sellised asjad, vist Roomas oli ka. Nii et, ütleme nii, et ei pea võtma 4 hotellituba ja siis meie lennupiletid oli 3 peale. Aga jah, ütleme nii, et see ei ole odav sport, et sellepärast, et alati on toetuse sponsorlus oodatud, nii et ma täname siis HC Simmi, kes toetas meie lennupiletid vähemalt. Suur aitäh. Võtke eeskuju, toetage. Ja Coca-Cola ei ole mu sponsor, see on lihtsalt äge puhus. Aga võiks olla. Jah, nüüd läheme varsti ja kuna minul see kaal oli hommikul suht kõrge, mu kaal võis olla 96 kilo võistluse all, aga ma hommikul kaalusin, mu kaal oli 95,9, siis pidi tegema väiksed korrektuurid, aga nüüd õnneks tõmbas kaalu mingi 1,5 kilo allapoole, nüüd ma saan jõusti rahulikult süüa juua ja nüüd lähme Amsterdamis võtame Lukas, tuleb ka sealt
Tšehhist otse ja siis võtame takso sinna hotelli, registreerime ja siis vaatame juba edasi, mis saab. Ja kas midagi saab? Ja kas midagi saab? Midagi ikka saab. Ja kas treener üldse lavale lubanud nüüd? Ja ongi meie lennuk maandunud Amsterdamis. Meie isiklik lennuk. Jah, kanepilõhna tunnete. Need ei ole pilved, need on kanepilõs. Ühesõnaga jõudsime just Amsterdami. Lennuk natuke hilines, aga sellest ei ole midagi. Me peame nii ootama nüüd seda Lukast, kes tuleb umbes kell, ta just kiirtus, et tal on lennuk, mis tuleb ilmselt õigel ajal, vist 14.45. Noh, Kati, kuidas arv on näite? Et sixpack. Sa pead nüüd hakkama pekki põletama. Ma lähengi jooksma kohe see ring. Kaua tulnud kaunikene. Vahepeal teiks mulle, et kurat, äkki ei jõuagi. Aga õnneks tuli pagas ka, nii et väga hea. Hello. So, you just arrived now? You just arrived now? No, we're waiting here 1 hour. 1 hour I was here and no one was waiting here, so No, you arrived later than us. Our plane arrived at Nii, saime toa kätte, 418 tulime sisse, ilusti kõik on olemas, 4. tuba. Ma tuleb välja, et mingid inimeste asjad on siin sees. Nii et Kadri läks alla küsima, et mis värk on, et ära niisama lihtsalt ei saa ju, ei pääse, aga kõik ei pea väga hästi laabuma. Äkki see inimene lihtsalt ei taha oma asju enam? Jah, võib-olla jättis siia lihtsalt. Big secret, what is Lukas meal? You never, et kunagi ei usu, mida ta sööb. It's good. Ice cream is All good, because this is, he is Mr. Shape, because ice cream is very good. Ühesõnaga, me vahetatakse ruum ringi kuskil, esimesele korrusele saime, kuna seal olidki inimesed sees, aga öeldi, et me saime, meil oli 3 tärni ruum, aga nüüd saame 4 tärni oma vastu. Et peame vaatama, kus meil kirjaks. Et mingi halb asi on alati hea, sellepärast, et lennujaamas hotelli taksot me ei saanud. Seal on võistlejad nüüd piilased trepist üles, et me ei tulnudki seal. Ja saime Uberi hoopis odavamalt. Viimased ajad on kuidagi eriti näidanud, et iga asi on millestki hea. Oleme siin regamisel ja ootasime, waiting, aga ikka on palju rahvad, still so much people say. Et sinna sisse lastakse nagu hea paika, aga siin me peame ootama. I think we go in sleep and go back morning. No räägi nüüd, Marko, mis sa teed? Õpin poseerima. I competing 20 years. And now Lukas told me 1 second how so hey, Toome biceps and it's okay now. Ühesõnaga, siin ühesõnaga oma seda kõige nõrgem poos on mul tagant topelt biceps. Need hamstringe ma nagu ei osanud üldse välja tuua. Siis Lukas ütles okei, et võtta nagu need riidid ära ja siis okei, so it's okay. Võib-olla siis näeb laval parem välja. Kati ära nüüd tule alasti. Näita nüüd veel siis. Näita Katile ka, mis sa ära õppisid. Yes, this is good. Yes, even your glutes are visible little. Mine ka siis. Kus sa lähed, Kati? Kati, kas see on sinu kandiks siin või? Mina sõin seda pitsat. Veini ikka mulle ei andnud. Mul endabki vähe. Jokker, kuhu sa lähed? Sama, ma ütlen, et mingi rahvast enam on. No, natuke küll. Mulle tundus, et on vähe seal.
Ausalt tundus, et on vähem. Väga vabandan valeaire ees. Et hakkab juba nagu täitsa huvitav tunduma, et kui palju reaalselt võib ühel võistlusel võistlejaid olla, kui 4 tundi on järjekord põhimõtteliselt ümber maja. Ja see järjekord ei ole mitte niimoodi, et nagu ühe inimese kaupa või nagu selline. Et mul on selline tunne, et seisame seal kõik laval mingisugune rida on mingi 25 inimest. Jokker, mis sa arvad? Palju on võistlejaid? Kas rohkem kui üks? Liiga palju, et tagant ei paista silma. See on vähe liiga palju. Kuidas siis registreerimise muljed on? Lõpuks on sisse. Kõik on nii kurjad ja riidlevad aega, kavandavad ja käsutavad. Alla on püksid ostnud. Küsi siis selle ilma kohta. See on järjekord, siin tuleb ka oodata. Õnneks sai piletite asjadega korda, numbrid on käes, sain oma sünniaasta numbri ja mingid käepaelad. Ja siin, ma ei tea, nende piletitega oli mingi hull segadus, sest kuna me muutsime seal vahepeal paar asja ümber ja siis ma ei tea, kõik vaatavad umbes siuksele näoga, et ma ei tea, hästi kurjad midagi. Aga no... Pikk päev on selja taga, ma arvan, nad tegelikult ei ole nii kurjad. Kella ei ole, aga kell on mingi... Kell ongi 8 tegelikult, sest et... Registreerimise lõpp tegelikult, jah. Regamine oligi kella 3-st kella 8 ja praegu on lihtsalt nagu... Kell on juba 8 ja tundub, et... Pooled on äkki registreerinud, või mis sa arvad? Mis sa said? Pidin vastu ikkagi uued püksid, sellepärast et mu enda püksid olid liiga väiksed ja öeldi, et need mõjuvad paremini, et see on mu enda huvides ka. See on mingi müügitrikk. On praegu püksid algab. Kas sa proovid need kohe siin jalga niimoodi ühe? Siis on igav ühesõnaga. Siis tuleb iga video. Yeah, but open, but keep it. Don't try it again. Stop it and do it again. And now open it. Minu poolest võiks nagu mingi aknad kõik pärane lahti olla. Kuulge, mis te siin teete nüüd? Aga küsi pole, mida me siin ei tee. Amsterdamis on kõik lubatud. Kõik, mis toimub Amsterdamis, jääb Amsterdami. Jah, jääb siia Amsterdami pooldasse. Nojah. Ja tööd siis. Ja tööd. Kati vaatab siit hommikust. Ma arvan, et kas on vaja siit veel vett välja saada või ei ole. So, Lukas, Katinik. Better than you, Sepp. I would not use. Nii, sõidame võistluspaika. Karriga lähme ainult, teised kõik jäid maha. Et seal võistluspaika lähme, kell on palju? 9 kohe, 3 minuti pärast. 9:30 on Katil on grimmimine või see? Kas siin on sinu lemmikpood? Siit me sõidame minu lemmikpoest mööda. Café-shop, siit ma sain, kes minu videosid vaatavad, väga korraliku laksu. Soovitan seda poodi, siin on 500 grammised kanepikoogid. Ja siin oli see suurem, see Alberti pood. Aga rääkisime Lukas Osla-Tilliga, ütles, et pole kunagi kasutanud siukest tanni, et tema arvust ei saa eriti hea tulla, kui pannakse üks kiht ainult peale ja vahetult enne võistlus, nii et kui me viimasteks jääme, siis me teame, mille süü see vähemalt oli, et see oli tanni süü, kui maksab hirmus kallis see teenus, et hea mugav ja nii edasi. Lukas ütles, et peaks panema vähemalt 1 kihi eelmine õhtu ja 2 kihti järgmine päev ja me lähme sinna ja lihtsalt laseme 1 kihi ja lähme võistlema. Ma ei tea. Nii et... Ta ütles, et see peab mingi imekrimm olema. Võib-olla seda päikest enam võtma lihtsalt nende harjunud, et kõik on siis soel maal käima, nii et vaatame, et kas järjekordselt grimmiga persse või. Ja siin on teater Amsterdam teatrisse. Lähme teatrisse. Kui me siin võistleme, lähme teatrisse, äkki on mingi ilus etendus, äkki mingi Romeo ja Julia. See on meil tuttav koht, siit me jalutasime eelmine kord, sinna poole siis ma vaatasin, mingi teater on siin, ei teadnud mina siis toona, et ma poole aasta pärast siia tulen võistlema või tagasi.
vaikselt võistlejad kogunevad. Vähemalt see backstage on suur, aga ma ei tea, palju inimesi siin nagu kohale tuleb ja siis seal taga on grimmimine. Katil jooksid grimmi ja meiga ajad muidugi ühte, aga siis ta õnneks saab vist natukene väljaspool aega minna, et ta saab varem grimmi peale. Et ei oleks see nii, et ta vahetult enne lava saab alles grimmi peale, kas üldse saab. Nii et, aga praegu muudeti natukene grimmi aega, et siis on kõik juba hästi. Jookseme meiki. Ta läheb meiki nüüd või? No Kati jah, et ta käidi ots. Mina muidugi, ma olen lavale, ma joon veidi. Astud tagasi siia või? Ma ei tea, ma jään ta kätte äkki või ootan siin. Ma mõtlesin, ma tahaks veel üks käia vahepeal, aga... Ma olen siin siis äkki. Hi guys, my name is William Bonak, aka The Conqueror. Since 2012 I'm IFBB. Esimene võistlus on siis IFBB-s tehtud. Point oli selles, et see oli väike segadus. Ma registreerisin ennast kui Masters siis, aga hiljem selgus, et ma maksin rohkem, et mul on tavalises selles klassikas. Aga siis, kui ma tulin siia koha peale, siis ma olin ikka Masters. Nii et, aga kui ma vaatasin neid mehi kui minu vanus, minu pikkuses, siis neil olid siuksed keskosad ja siis umbes siuksed õlad ja mõtlesin, et okei, et you are too old for this shit ja mõtlesin, okei, jätkame seda Mastersisse. Ma läksin Mastersisse, et võiks siis näha ole, et mis koht tuleb ja kas üldse tuleb ja kas on viimaseks ja kas antakse edaspidi võistluskeeld, aga nüüd on väike paus ja siis õhtul on alles kella 6 autasustamised, et ma vaatan, mis teeme siis, kas läheme hotelli ja mis siis edasi saab. Nagu näete, siin on backgroundis inimesed, päris suur, mõnus, mugav, see on isegi suht õhk on siin päris palju. Nii et ma ei tea, vaatame, mis siis edasi saab ja kuidas siin edasi koolipiires võistlus on minu jaoks tehtud. Esikohta ilmselt võib-olla ei saa, mingi vanamees oli seal ka päris hea kuiv ja lopsakas ja talle oli seda keskkohta antud rohkem kui mulle. Parem selline kulturism on, et on kohad, mida ei ole võimalik lihtsalt treeninguga töödelda. Ei ole ükskõik kui tahes või ükskõik kui palju tahes. Muidugi massi saab igale poole lisada, mul jalad. Seljapaksus oli isegi seekord okei, ma vaatasin, aga ühesõnaga, ei toonud. Ja selles mõttes kui vorm, absoluutselt kindlasti kõige parem, mis mul olnud on laval ja läks alati paremaks, et sain veel Lukase käest siuksi salanippe, mida ta mulle muidu varem ei rääkinud, aga eile õhtul puhkusime rääkima, mida ta teeb siis. Need töötasid ka väga hästi. Ladies, quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Oleme siin backgroundis ja ootame, kas pääseme finaali. Ma usun, et äkki ma pääsen ja siis ühtegi muud öelda, kui et eks siis emotsioonid tuleb pärast ja mina veel otsustasin oma lolli peaga, et kuna vorm on suht hea, vaadake. Esikäega. Mitte nii ligidalt, siis käega. Marko, sinust on suuremaid poisse ka veel siin. Kuidas tundub? Ameerika jalgpallurite need jahmed all. Aga otsustasime minna Mr. Universal, mis tähendab seda, et mulle väga ebamugavat asja. Ma pean kuskil siin leidma jõusaali, kuskil siin leidma puhast
valku puhast füüsivesik võitsin kuni Tallinnasse tagasi, lähme nii edasi, et Kati, kuidas sinu emotsioonid on? No ma ei hakka selles mõttes valetama, et mul eriti head emotsioonid ei ole, kuna see päev lihtsalt nagu kulges nagu selles mõttes väga kehvasti, et see ajastamine oli suht nagu pekkis, siis see meik, mis mulle tehti, oli täielik katastroof, et põhimõtteliselt no ma räägin sellest pärast videosse pikemalt, mismoodi siis profi meiki tehakse. Aga põhimõtteliselt oli nii, et ma tulin meigis siia lava taha ja ma vaatasin peeglisse, ma reaalselt hakkasin lihtsalt nutma sõnaotselt mõttes. Et no ühesõnaga jah, see nagu tõmbas mul, ma tundsin, et see tegi mind seismiselt nagu nii ebakindlaks. Aga noh, selles mõttes nagu laval oli muidugi tore olla, et kõik see minu Figure B kategooria oli nagu ülipikk line-up ja siis kõik tädid olid seal 2 korda suuremad kui mina. Aga tore oli ikka jah, et selles mõttes, et ega mul nagu mingit nagu kokkuvõttes mingit mega halba emotsiooni ei ole, et issand kui nõme, nii lihtsalt nagu siuksed pisiasjad rikuvad tohutult tuju ära, kui sa nagu noh, tuled siukse kohta ja teevad nagu ebakindlaks. Aga ma saan aru, et ma ei tohi rääkida rohkem. Jah, sellepärast, et meil on vaja akut säästa mu finaali... Selfide jaoks. Selfide, finaali pildistuse jaoks. Väga olgu. Front double press. Second place. Meslan Marko Tumi. And our winner from today from Morocco, Youssef Bouzdash. Stand closer to each other, make a picture, and then go to the top 3 and finally the winner. Thank you, top 3. No nii, Marko, kuidas kommenteerid siis? Otse see kommentaar. Ma kartsin kolmandat, aga selles mõttes nagu Lukas ütles mulle, et kas ma olen teine või kolmas, et noh, et tema arvast ma väärin teist kohta, kuna noh, ta tegi nii hea vormi mulle. Ei no muidugi nii hea veel, ma tead, see esimeseks ma ei saa, aga see kolmas koht oli ka siuke, et tavas. Kati arvas, et ma saan esimeseks. Kati always toob ta see esimene on just nii palju üle käe olla, et ei üldse. Ma väga ei näinud ausalt, et ma pildistasin ja siis ma ei saa nagu vormi vaadata. Okay, anyway, I thanks a lot, Lukas. First place in Latvia and second place is not bad at all. He has a better color now. Better color, but every time better and better shape, I think. This was my best shape. So I am 42 already, I go better and better, and Lukas, you can continue to a lot years more than me. But anyway, I thank you. Still have a lot of years to go. Yeah. You're going like Santa Claus, big beer, and I go at some stage. We'll see tomorrow. No, so I'm very happy. Nüüd läheb sööma. Take some eat food. Ma ei tea, kui ei jõua, siis äkki mingi söögikohta või pizza kohta midagi. Ja siis tuleb jälle nälgima hakata, siis ma teen järgmine nädal veel ühe võistluse.
This is gym towel. Siin on üks delikatess uatbaar kaeral või küpsis. It's like flapjack. We don't know what flapjack is. No? Delikatess, protein bites, proteini protein bar, but there is more fat, but it tastes very good. Okay. It looks like, yeah, this looks like. Näed. See on treeneri tasu. Bye for my helping. Thank you. Yeah, it looks like, yeah. Okay. Siis protein milkshake. Näed, pre-shot. This will be before on stage, but I get this after contest. Siis on delicious food bar. 30% proteiine on pistaatsia. Need ei ole need. Ja siis muidugi. Shaker ka. Ja siis üks medal ka. Et kui lähete sinna William Bonacchi võistlusele järgmine aasta, siis teate, mida saate teise kohast, muidugi esikoht sai midagi muud või? Shaker oli ka. Ja Shaker ka XXL Nutrition Shake. So, like it. Protein shake. So, nii et. Tasub minna võistlema. Tasub muidugi minna võistlema. Ja siin nüüd oleme peale võistlusi. Kõnnime teis hotelli. Lukas läks oma sõbraga kokku saama või noh, ja siis ta sõidab oma Prahasse tagasi. Meie siin jalutame hotelli, käisime poes, kuna ma lähen nüüd Amsterdami sinna Hamburgi võistlema, siis poest osta mingisugust mõistlikku liha puhast. Aga leidsin seal kanaliha ja lõhet. Leidsin riisi, kartulit valmis. Et ma arvan, et saab maksimaalselt enam-vähem valmistada küll või jätkata seda, et ei koguks siin fatti. Juhul muidugi, kui ei tõmba kuskilt mingit kanapit ja seine, siis tohutu söögi isu ajal löön käega ja mõtlen, et mis on natuke paar kilo koopi mul ikka teeb või midagi. Tulin, täna on pühapäev, eile oli võistlus. Nagu nädala pärast uuesti võistlus, siis peaks vaja jalga treenida, et mitte liiga hilja jalga treenida, kuna ma seda minema teisipäeval. Siis tulin siia Amsterdami, otsisime ühe saali. Naised läksid soppuma, muidugi nemad trenni enam ei tee, vaata. Ja vaja jalga teha ja siis siin Punaste Laternate tänaval oli üks süke jõusaal. Ühe korra sissepääs muidugi suht kirves, 15 €, aga täna on pühapäev ja õnneks on ta kella 6 lahti, nii et katsume trenni teha ja siuke päris suur polakas saal. Duširuumid, asjad on kõik iganenud, siuksed old school'i omad, aga keda see huvitab. See on üks saal ja taga veel teine saal. Nüüd vaatad tänavale. Ja see on siin teine saal. Vilja veel natuke, siin on mingid muud aparaadid, aga noh, mingisugune venitussalad ja siuksed rohkem. Räätike. Täiesti lõpnig. Uskumatu. Kõik on selle pärast, ma ostan sealt toidulisandid.ee veebipoest kõik oma rasvapõletajad vaadake ja massilisandid. Et tuleb trennis ära. Söön jälle kartuleid umbes 250 grammi ja siis kana, suitsukana, filee. Jõusaal on täpselt, siin on need punased lateraalid igal pool juba. Nagu see põhisi on, aga jõusaal on siin samas.
Miks see nii kaua käib veel? Jõusaali või siin? Mingi viitsi vaadata seda ühte akent seal mingi pool tundi. See on nii palju, et kaameramees lõpetada ja vaated säästa. See kaameramees on naine muidu üldiselt, aga ei ole hullu Amsterdamis võib kõik juhtuda. Jõusaal oli okei, treeninad teha, seal oli 2 suurt saali. Saunasse käia, kus ma ei käinud. Mingi lollakas kaplisüsteem oli, mis muidugi on väga hea, aga luku automaatne süsteem. Tehnotsim aparaadid. Raskusi kõik on nagu piisavad sellised. Tehnotsim aparaadid põhimõtteliselt. Kes Amsterdamis satub siin kesklinnas, vabalt saab teha. Üks kord muidugi on mingi 15 €, mis on täies kirjas. Ühesõnaga selline on siis kuu enne jõule, jõulueelne Amsterdam. Lihtsalt tuled siin on. Õhtune novembrikuu lõppesin on Madame Museum, Madame Tussauds ja Vahakuulide muuseum. Et see on tõeline mees, jah? Tal on kindlasti parem ilm seal üleval ka selles mõttes. Nüüd te näete, kui lühike Kadri on üldse. See võib enda kurtada. Tule eest. Põhimõtteliselt alla 152. Ja siin on ka põhjus, miks Amsterdam siis kusejärgi jäi, nagu paljud teised riigid. Laseb pissu, maksad 140. Ja siin me oleme jõudnud punaste ladernate tänavale. Ja Kadri ja Kati läksid siia kuskile mingi suveniiripood jälle. Nüüd jalutame selle läbi ja vaatame, kas teenus ka pakutakse, kas võtame ka või. Ja siis ka hotellis väike video, mulda tuli hotelli. Ütleme nii, et enne me siin olime. Ütleme nii, et minust üks kõige väiksemaid pisemaid hotellitube, kus ma üldse olnud olen. Aga kõrgel aega selles mõttes. Aga kõrgel aega. Saab kaelkirjaku võtta. Noh, muidugi olla saab, aga siukene 3 inimest tuba. Külmkapi peiksin tühjaks, panin oma asjad sisse. Külmkap vähemalt on, see on hea. Ja siuke, noh, ütleme nii, et pole küll mingi mega luksuslik, aga samas on juba täitsa okei. Siuke hästi väike kuidagi tundub, aga noh, olla saab. Et kui te Amsterdami tulete, siis kõik tahavad ikka ennast pilve tõmmata ja kuna mina eelmine kord käisin, vaadake minu videot YouTube'ist Reinhardi kanalilt, kuidas ma kanepiga totaalselt üle panin, siis tundub, et mõned ei õpi sellest, nii et Kadri ostis endale kõige kangemad seened, trühvlid ja tõmbab need kõik hinge alla ja siis vaatame. Saame kogemuse, kas need siis teist annavad midagi või ei anna midagi, seda vaatame. Nii, mis sa siin meile soetasid, kõige kangemad seened, trühvlid ja... Draakonist tehtud, ilmselt seentest ei ole... Aga samas ma õppisin, sellepärast ma seda kanepikooki ei ostnud, ma siin trühvleid, et ma ikkagi olen õppiv organism, aga... No ma ei tea, samas jälle, kui ma ostsin kanepikoogi, siis kõik just ütlesid, et see ei mõju, et osta neid trühvleid, et siis need pidi eriti ägedalt laksama nagu, et... Nii et ma ei tea... See näeb nagu ausalt väga tore välja. Vasta seda seinast seina nagu... See oli lihtsalt siuke natuke maru. Nii et jah, et siin... Ma ei tea, avamissooritusi oleks vaja, aga... Nuga või see... Nuga jah. Oi, kurat! Tooge nuga palun keegi, ruttu. Tundub, et näär ja just nagu väga aromaatilised, et sellised väga head nagu... Jube hea lõhnaga on, jube hea lõhnaga. Nagu vanad sokid, ma arvan. Need peab nagu närima ka väga palju. Ja siis oli, et tühja kõhu peale siis pidid efektiivsemad olema, sest muidu... Nii et kõht on tühi. Sulega on kurgu kõditatud, oksendatud WC-s. Ei ole väga hea maitsega, ausalt ei ole. Ma tean jah, et ei ole. Tervet elevanti ei näe, kõrval jääb puudu. Vaatame, ma oletan poole tunni pärast, siis kui asi toimima hakkab, siis tuleme tagasi siia Kadri... Kus sa lähed nii kaua siis? Sa lähed punastel, et täna ei viits viidida nii kaua. Kirbistab nüüd lõpuni ja siis hakkame vaatama, kas juhtub imelik asju või ei juhtu. Ja siis me teeme muidugi sellist nalja, et ma tean, et vähemalt kanepilaksu all iga jutt ja asi võimendus ja hakkas paanikahoogusid tekkida, mis ma kukkuma teda hirmutama siin, et seinad kukuvad ja hakkame kaasa mängima, et tõesti, see ei ole seentest, see ei ole seentest. Nii toredad reisikaaslased, mida veel tahta selles mõttes. Oota, need on karbiga kätte.
nii, tund aega möödas. Nii, kõige kangemad seenetrühvli, mida üldse saada oli, Kadri tõmbas hinge alla, tund aega möödas. Terve paki. Noh, kuidas tunne on, mis visioone sa näed, mida tunnen? Mul on siuksed tunded, et ma sain 22 euri eest päris ilusa karbi. Et ma olen nüüd siin tund aega mõelnud, mida ma siin sisse võiks panna, et natuke rohkem mul õnneks, nii et aga äkki Jokkeri blogi vaatajad siis kommentaariumisse kuskile sinna alla. Mida võiks siia karpi panna, et sa ütlesid, et mingi uni lihtsalt tuli peale vahe. Teed on lihtsalt täig uni, et võikski nagu teki jälle nurma keerata ja võib-olla see visuaalne efekt ongi, et kui sa jääd magama, siis sa näed unenägusid vaata. Need üritasin nagu vahepeal silmiga niimoodi kinni hoida, aga pea ei käinud ringi, mitte midagi ei tulnud kuskilt silmanurgas. Nii et kui Amsterdami tulete, siis need seene trühvlid. Saate karbi osta. Meie proovisime Katiga, Kadri proovis üksi terve karbi kõige kangemaid, siis saate lihtsalt. Saate une. Kui saate. Ja karbi. Ühesõnaga, siis ei olnud isegi mingit sellist lootust, et meie sellest enda ostatud karbist isegi, kui ma oleks korraga söönud, et oleks midagi saanud. Ikki jook. Oh, cool. Oh, dude. 1, 2. Yes. Ik kan alleen niet zelfs. Meie otsustasime ikkagi tulla Katiga trenni. Kadri juba laitskloomi ei viitsinud, tema läks mingisugusi transformerid vaatama, tal hakkasid seened mõjuma, nüüd kujutada pilti 24 tundi hiljem hakkas seened mõjuma. Siis läheb ostab veel. Jah, läheb ostab veel. Et ma olen teen täna mingi seljatrenni, homme peale lennukit tulen maha, siis teen Tallinnas rinnatrenni, Kati homme puhkab. Nii et ma vaatan, mis ma siin liigutan, Kati teeb, mis trenni ta teeb, aga siin me leidsimegi jõusaali. 29 eurot on kuu, aga ma kardan, et ükskord siin me nii lihtsalt ei pääse, et siin jälle mingi 15 eurode laks. No vaata, mis jõusaal on ja kas liigutada annab. Ja tulimegi see jõusaali. Ütleme, et 15 eurot ükskord see jõusaal nüüd küll ei väärt ei ole, aga ta läbi 3 korruse. 3. korrusel on mingi hästi mõne kaardimasinad, siuke hästi väike. Ta on suht väike saal. Aga noh, ütleme nii, et kuidagi alati teha saab alati. See on esimene korrus, siin on nii-öelda free fakes, vabad raskused hanklid. Teisel korrusel on mingid rohkem aparaate, 3. on duš ja siuksed. Et kuna Amsterdamis on palju jõusaales ja kus ma eile käisin, siis oli kindlasti tunduvalt ägedam ja parem. Oli ka 15 eurot nüüd. Aga noh, ütleme nüüd teha annab ja vaatame, mis siin on. Äkki teeme mõned pildid ka. Ja siin on esimene korrus või teine korrus. Vaadate, et Katja musklis, jah? Aga selleks, et figuurasse minna järgmine aasta siia, IFBC 2 korda surnusid olla, nii et anna tuld, ära maga. Mul ka ja mõkats. Ja siin on 3. korruse jõusaal. Noh, vaata muidugi kaardad tehes äge. Vaatad kanalit, kuidas laevad sõidavad. Siin isegi solaarium. Siin isegi solaarium. Selline see jõusaal oli. Aga noh, 15 eurot ükskord kindlasti ei tasu. Nii et meie soovitasin, et sama raha eest võib palju ägedam jõusaalis aega võtta, aga noh, teha saab trenni ikka. Teha saab midagi, no lihtsalt oleks teadnud, et see siuke on, siis oleks läinud kindlasti seda 15 euro eest sinna paremast, aga noh, samas targlas pole vahet, et ega raskurid on ikka ja paremad on olemas ja tehtud saab trenni. Ja mis nüüd vaatame riided ja vaatame, kus see Kadri on ja ma ei tea, kes siin saun on, ma äkki hüppan saunast läbi, kui see töötab. Vähemalt reklaamis oli. Oli ka. Ühesõnaga, kui me tulime Amsterdami, siis üks tuttav mul soovitas tulla Van Stappelesse. See pidi olema mingisugune
ülim, mis asi see on? Koogi või? Koogi mingisugune või küpsise pood, mida pidi kindlasti külastama. Et nüüd me jõudsime siia kuskile välja, aga siin on mingi väga populaarne, sellepärast mingis Koogi poes on lihtsalt mingisugune järjekord ja siin on mingi uksehoidja, kes laseb... Maksimum üks inimene saab 7 küpsist osta, rohkem ei saa. Ühes päevas. Niimoodi kohe või? See on kirjas 7 cookies per person in line per day. Vot, see on lihtsalt nii kõva koht, seda küpsist peab lihtsalt proovima, sest ilmselt ma arvan. 6 kooki, 10 eurot, võib-olla ostame selle 6 kooki või mina tahan võtta igatahes, ma saan peale universumit süüa selle, siis ma ühe võtaksin ka endale. Igatahes väga põnev. Kuidas, mis maitse sellel on ja või kuidas see niimoodi üles reklaamitud on, et lihtsalt nagu so, me oleme siin ühe selle mingi manager'iga või midagi, siis ma küsin ta käest, why is this is so popular? There's so many good reviews on YouTube, on Facebook, on Instagram. People all just want to taste our delicious chocolate cookies and they all come to Amsterdam to give it a try. Yeah, I put this in YouTube, we taste this and give some kind of feedback and maybe you find some clients from Estonia. Okay, oh that's great. Good luck. Ja kui me tulime Amsterdami, siis üks tuttav soovitas käia kindlasti läbi, mis oli Van Stappele. Koogipoest. Koekmarkeri. Et see pidi olema tohutu elamus. Siin anti isegi kaasa selline väikene nagu juhis, kuidas neid säilitada. Need tuleks süüa ära esimese 4 päeva jooksul või kui sa ei saa seda teha, siis panna need sügavkülma. Siin on ka kirjas, et külmikus ei tohi neid hoida. Ja pärast, kuidas neid üles sulatada ja mille sees säilitada ja nii edasi. Et see naine, kes nüüd vaatab seda YouTube'i videot, kes ei saa midagi aru, see on eesti keeles. Et sorry, et we speak Estonias, maybe you don't understand all things, but I sure if this cookies is very good, you find some clients from Estonia. Ta on üli tugeva šokolaadi lõhnaga. Kas on 3 tükki on siin või? Alla on veel. Mingi viisakalt pakitud. Kuidas oli jah? Ühesõnaga ütleme nii, et mina olen diidil ja ma praegu võiks vist isegi ükskõik mida asja nagu nautida. Näitan siis ka milline see nagu välja näeb. Sükene see karbik on, vaatan, kus see karbi kaas on. Näitan see ligemalt. Pooleks näitame ka sisu. Sees on mingi siuke valika, siuke täidis ja muud. Nii et Kati maitseb. Kas seal on ka kalaras kirjas või makrad? Vist ei olnud. Unista edasi. Ei ole. Tegelikult ei ole siin kaloreid, kui kirjas ei ole karbi peal. Ma ei oska öelda, ütelge, mismoodi ta lõhnab, nagu ta on mingi spetsiifiline, ta on siuke šokolaadi brauni lõhnaga minu šokolaadi brauni võib-olla siis. No, kuidas siis tundub? Kati vaimustust on näha. No, kas tasus minna tulla Amsterdami? Minu meelest on see suht nagu šokolaadi. Ei no ainult küpsise pärast ei oleks kindlasti tasun tunda. Aga jaa, pehme on sees selline. Mida mis see kreem siin sees on? Mingi valge kreem on sees. Mis see kreem on? Mingi valge kreem. Toidukriitikuid meist ei saa ühesõnaga. Ütleme nii, et see maitseb väga hästi, aga tal on selline minu meelest siuke klassikaline šokolaadi brauni maitse. Et
on ta konsistents, on ta pehme, seest on pehme, kõva, on ta pea natuke kõva ja keskelt pehme. Hästi väikse ampsu võtame, loodab mõni oma seda Mr. Universumi vormi ära ei riku. Aga kui ma langen nüüd top 6 välja, ma ei saa see on küpsise pärast. See oli väike amps või? No, ma ei oska öelda, mina erinevatest siin vinguvatest naistest. Mille üle me vingusime? Kas me nüüd kes see ütles käib? Kas me ütlesin kogu aeg, et see on väga hea? Me tein Selverile reklaami täna. Selles mõttes. Minu süke hästi süke tugev, mõnus süke. Ega pingine šokolaadi küpsis. Lööb ikka nagu need maitsed ikka läbi su suu ja keha nagu laksud nagu. Mõnus pehme süke hästi intensiivne maitse ja tugev maitse minu arust nagu. Et minu arust on kuidagi, ma ei tea nüüd veel äge, see mõju on kuidagi hästi intensiivne, minu arust on ta küll süke päris äge nagu. Vaniljajäätist taskar. Aga kahjuks jah, me ei saa seda rohkem süüa, muidu ma... No ütleb nii, et... Ma kujutan ette, et nad võivad soojalt väga head olla nagu. Nad on niisama hõjad jah, aga nagu soojad võivad nad siuksed... Aga mulle on see intensiivne maitse, intensiivne šokolaad, nagu kargab, plahvatab suus, minu arust on see nagu konsistentsi ka, ta ei ole kindlasti küpsis, ta ei ole ka siuke veteblõga. Mida minu arust on väga... Muidugi, ma ei kujuta ette muidugi, et mis siin peaks siis olema, et nagu meeletu... Et meeletu siuke nagu erinevus mingisugust küpsistesse braunidest, aga kindlasti tal peale on ta mingi huvitav minu arust. Kas see küpsise pärast Amsterdami tuleksid? Jah, ainult kindlasti. küpsise pärast? Jah. Mina tuleksin igal poole läheksin ainult mingi asja pärast. Ühte küpsist või? Ja ma arvan, et see on samamoodi, et sa lähed sinna Prantsusmaale, vaatad, et Eiffeli torm kuradi rauast tara sinna ehitatud, ja siis meil need kuradi elektriliin on siin terve Eesti täis, et kas ma läheksid selle pärast Prantsusmaale. Ütleme nii, et kui neid nagu Tallinnas müüakse, siis ma 10 € eest neil mingi püsiklient nagu ei oleks, et osta. Aga kui siia Amsterdami aeg-ajalt sattuda, siis võib-olla ma ekstra teisest linna otsast ei hakkaks rändama sinna poodi, aga kui ma siin kandis olen, siis miks mitte võtta, et nad on jah sellised nagu... Tundub, et see on mingi... Ilmselt guugeldades mingisugune, saate veel mingi rohkem infot ja nii edasi, et kindlasti siuke, ma arvan, et vähemalt ei ole see kindlasti nii, et sa tuled see poodi ja siis sa maitsed, siis sa nagu pettud täiesti. Pettuma kindlasti pean nendes, mina arvan. Kui šokolaad maitseb. Jah. Kui šokolaadi maitse, siis ära mine söö šokolaadi ja ära hakka vinguma. Kui teile šokolaadi brauni ei lähe peale, siis teile ei lähe ka need peale, sest need on... Ma võtsin üliväikse tükis, siiamaani mu suus on nii tugev maitse. Suht nagu šokolaadi brauni küpsise kujul. Jah, kui ma söösin taas šokolaadi, siis ma ammu juba unustasin ära selle vesise šokolaadi. Ühesõnaga, täna viimane... Mõtlen, et huvitav, et mis need valged, need vaata tükid on nagu siin sellised... Ma olen see täidi siis, et on lihtsalt juba sulanud. Nüüd on meie reisike läbi, võistlustel käidud, võistlustel nähtud, tehtud, korjatud uue liiga võistluskorralduse, kuidas mulje sinule siis jäi või võtab väike kokkuvõtte lühidalt? No mulle nagu tundus, et natuke organiseerimata oli see ja ma polegi ühelgi fitnessvõistlusel niimoodi käinud, kus nagu 15 minutit oodatakse lihtsalt ühte osalejat, et ta saaks ka lavale tulla, sest et inimene ei ole õigel ajal õiges kohas. Aga mõtle, kui hea meelsel inimesel oli, et ta finaali jõudis siiski. Siis jah. Natuke hea meel, et inimesel endal võis olla, et ikka ära oodati ja muidu tuled siia. Tal kindlasti hea meel ja ma loodan, et rõõmustab nüüd, kuidas... Aga kuidas siis ise tundub, tuled siia samu liigasse võistlema nüüd järgmine aasta? Seal olid ikka nii järmsad tädid, et need söövad lava taga ära kohe, nii et ei proovida võiks kindlasti jah, nii et... Aga kuidas Amsterdamiga rahule jäid? Väga jäin rahule, suvel tahaks tagasi minna, kes Amsterdami läheb, võtke kaasa mind, aga suvel. Nüüd meie kodutee on ees. Ma loodan, et see suure lennukiga lähme, sest me oleme nii suured. Ma loodan, et me oleme see 2 seal lennukis, 3 seal lennukis. Kuidas ma naise tahtsid ette? Ma mõtlesingi naist, et sina oled siia. Ja mida teie arvate siis sellest Amsterdami võistlusest, liigast ja võistlemisest? No, tase oli muidugi seal nagu megakõva, et tõesti nagu... Äkki tuleb natuke lähemale, muidu äkki ei jõua heli kohale.
aga jah, natukene nagu noh, okei, võib-olla võib selle arvele panna selle organiseerimatuse nii-öelda, et ootamatust oli umbes mingisugune 2 korda rohkem võistlejaid, et seal oli reaalselt mingi üle 200 võistleja, kui nad olid vist umbes 100 arvestanud. Et aga see noh, muidugi minu sellest mul oleks rääkida vaata palju, aga kuna sai juba pikalt rääkida, siis see oma video. See päev nii-öelda, kui pekki nagu kõik asjad võivad minna tegelikult oleks see jah. No sa võid hästi kiiresti rääkida, sa pead heietama hakkama. Mis heietama? No põhimõtteliselt tegelikult oli, miks mul nagu kogu see päev nagu täiesti nagu viltu vedas, et esiteks nagu hommikul ma ärkasin nagu mingisuguse täiesti nagu nii õhkra peavaluga, et reaalselt mul oli raske isegi nagu ennast liigutada, sest et iga kord, kui ma nagu natukene liigutasin, siis mul keegi selline tunne, nagu keegi oleks mulle mingi vasarak pähe löönud. Okei, siis läksime sinna, aina. Sa ei oleks pidanud soolasid ära võtma seda? Ei no, peavalu on mul alati olnud sellel päeval, aga no nii õhker, noh okei. Ja siis põhimõtteliselt läksime sinna, siis oli segadus sellega, et kui meil alguses öeldi 1 spreigrimmi aeg, siis tuli välja, et tegelikult on hoopis teine ja see teine ühtis minu selle meigi ajaga ja siis oligi, mind võeti siis lõpuks, ma sebisin ennast spreisse vahele, siis mul lasti spreigrimmiga nägu täiesti mustaks, nii et ma olin umbes nagu Sander seal Läti võistlust aga point on sellest, mina mõtlesin nad nagu hästi kergelt mingisuguse kihi tõmbasid, nii et okei, et selle ma saan maha võtta, aga reaalselt, kui ma nagu ennast pärast peeglist nägin, siis oli nagu, ma olin seal spreis, ma läksin kuivama, siis juba keegi jooksis kähku sinna kuivamisse sellesse telki, et et kus sa oled, et sind otsitakse umbes meiki, ma ei jõudnud korralikult ära kuivada, ma tõmbasin lihtsalt hommikumantli selga, jooksin meikari juurde, meikaril oli aega küll ja siis see umbes ka, et miks sa nagu näo lasid teha, ma ütlesin, et ma nagu ei lasknud, et ta lihtsalt tõmbas nagu kähku üle sellest näost ja kui ma peeglisse vaatasin, ma pidin šoki saama, nagu reaalselt ma olin nagu see mingi väike neegripoiss ja silmavalged olid ainult. Ühesõnaga, siis ma võtsin seda maha ja siis lõpuks, kui siis minu kord meigini jõudis, siis meikar jõudis mulle mingisugune natukene midagi plätserdada silmadele ja reaalselt sellest, kuidas inimene nagu pintslit käes hoidis, ma sain juba aru, et see oli põhimõtteliselt sama hea, kui ma oleks mingi sõbranna juurde meiki läinud. Nii, siis ma istun seal, siis tuleb mingisugune tüüruk vahele, et kuule, et sina pead alles umbes kell 2 laval olema, et äkki lased mind vahele, et mina pean umbes kohe olema laval. Ma ütlesin, et okei, noh jah, davai siis aina. Ja siis meikar hakkab talle siis meiki tegema, siis jookseb veel mingi 100 inimest sinna sisse, siis see meikar annab oma pintslid mingi kellelegi teisele, et kuule, näed, lõpeta selle meik ära, siis ma vaatasin, et issand jumal, et mis nagu toimub, aina. Siis ma hakkasin nagu selle tüürukut uurima, et kuule, aga kus sa tead, et ma kell 2 lavale lähen? No aga bikiinid lähevad umbes, nii ma ütlesin, ma ei ole bikiini, ma olen figure. Ma olen ka figure, B. Ehk et siis mul oli põhimõtteliselt see, et inimene, kes nagu ütles, et ta peab suht kohe laval olema, temal oli meik valmis, mul poolt põhimõtteliselt meiki nagu alustatudki, okei, väga tore, ja siis kõige parem oli veel see, et ma kuulan veel kõlaritest, et sind kutsutakse lavale ja kuna ma teadsin, et me pidime hästi lähestikku olema laval, siis ma nagu istun seal, et ahah, väga tore, et mis ma siis nüüd nagu teen, et mul pole meiki ega midagi. Ühesõnaga lõpuks siis see meikar tegi selle meigi ära, siis ei, ta ei teinud seda veel kusjuures ise ära, vaid ta lihtsalt andis selle pintsli, ära pöörata silmi, ma ei saa lühemalt rääkida, no. Ta andis pintsli lihtsalt suvalt mingisuguse teise tüdruku kätte, et kuule, et joonista talle umbes midagi näkku. No ja siis see teine tüdruk siis joonistas mul nagu silmad lõpuni ja ma teadsin nagu kohe, et okei, et siit nagu midagi head ei tule. Kunstripsmed pandi ka niimoodi peale, et nagu ma lihtsalt mõtlesin, et ma ütlen sellele meikale, et kuule, et anna, ma panen ise, et ma saan ka kiiremini, aina. Nii, okei, tegi siis meigi valmis, võõpas mu luuled üle, siis vaatab mul otsa niimoodi, et perfect. Siis ma ütlesin, et okei, aina, võtsin kähku oma bikiinid. Jooksin siis lava taha ja siis, kui ma reaalselt peeglisse vaatasin, siis ma põhimõtteliselt mõtlesin nagu what the fuck nagu see perfect, see kõlas mul nagu kõrvus ja mõtlesin, mida te nagu teinud olete, see oli reaalselt nagu mingi kuradi, ma ei tea, kes oleks mulle midagi näkku joonistanud. Ühesõnaga, see oli täielik katastroof, nii et mul oli reaalselt põhimõtteliselt, ma nagu veits nagu hakkasin isegi peaaegu nutma seal nagu, et kui perse saab nagu kõik veel minna. Ja siis ühesõnaga, mul oli nagu tuju oli nagu nii kuidagi läinud ja ühesõnaga läksin lavale, tegin nii hästi kui suutsin ja
noh, seda ma teadsin niikuinii, et ma nende tädidega konkureerida ei suuda, et ega ma ei läinudki sinna mingisuguse mõttega, et ma kuskile nagu saan seal, et seal on nagu reaalselt nagu väga kõva tase. Ja kui sa ikka vaatad, et naised on siis nagu konkreetselt 2 korda suuremad, siis noh, jah. Aga kogemuse mõttes oli väga tore ja noh, üleüldine pärast siis see oli nagu küll häiriv, et siis kui see finaalid hakkasid, et siis nagu tohutult venis, asjad pidi hakkama vist kell 6, lõpuks hakkas mingisugune 7:30 või ja reaalselt mul oli nii kahju nendest, kes seal lava taga nagu finaalis, mõtlen, nad on mingi joomata täiesti mingi päev otsa, ma kujutan ette, et bikiinid võisidki mingi 10:30 õhtul äkki saada autosustamisele finaali, et noh, need asjad jah vennisid hästi kaua, ma ei tea, aga noh, Amsterdam oli ikka tore, et ei kahetse küll, et tulime, et tegelikult kokkuvõttes oli lahe. Okay. Mis sa arvad? Et ma ei viitsi sellest Amsterdamis siin jahuda, sellest ma olen siin käinud, kes tahab vaatab meie reisivideot eelmisest korrast Reinhard kanalil ja natuke näeb siit videos ka selle Amsterdami tripi meil, aga noh, kuna kogemus oli minnagi sinna IFBB Pro liiki vaadata, kuidas seal see tase on ja kuidas seal võistlused toimuvad, siis sai ära käidud, ära nähtud, jah, et see oli see, et mingi 100 võistle asemel tuli 200 võistlet, et siis need korraldus oli natukene nagu aeglane koos selle regamisega, juba seal võistlused hakkasid venima, samas neid võistlusi selles mõttes ka kiirendati, et noh, mingisugused iivalgid ja mingi poseerimiskavad, need kõik kutiti natuke maha, mis iseenesest oli mõistlik otsus. Aga kuidas tase on, tase jah, et oli hea ligida seda taset näha, nagu näiteks katikategooria figuure, et kindlasti on näiteks kas või nakliga maailmameistrivõistlustel ja Mr. Universumil on kindlasti see tase nagu selles mõttes nõrgem, et naised ei ole sellised loomad. Et kui seal IFBB Pro liigis tahate võistleda body fitnessina, siis Eestis ei ole mitte ühtegi naist 100% kindel, kes selle esikohtade peale võitleks. Ma arvan, et kes üldse finaaligi saaks väga. Jah, et siis, et ja liigis on see erinevus, et tavaliselt on 6 tükki on finaalis, siis seal on niimoodi on alati 5 tükki on maksimaalselt saab finaali. Ja et need naised, kes seal on figures juba, noh, ärme bodybuildingust räägigi, siis seal peab ikka päris kõvasti neid milligramme sisse manustama ja kõvasti aastat treeni tegema. Seal kindlasti ei saa nii olla, et ma läksin täna jõusaali ja siis 6 aja pärast ma lähen treenerid, ütlen, ma tahan minna Pro liigi body fitnessisse või sinna figuuresse. Ja mis oli huvitav, oli see, et kõik need figuure B-d olid nagu, nad olid jõhkralt pikad ka, nad olid mingi jumala paljud olid sama pikad kui mina. Selles mõttes oli nagu eelis, et noh, mitte selles mõttes eelis, aga kui sul on oma pikkused vastas, siis on parem seda kompositsiooni võrreda. Aga see, et Rati laval oli, siis see tähendab kindlasti, et häbi peaks tundma, millest ka kõige samas oli temast seda sihvakust, teised tantsid, talunaised, kes kohad jämedaks söönud ja treeninud. Ratile seda sihvakust, noh, Rati see puudus on see, et natuke lihasmassi vaja, jalga on kindlasti vaja järgi, kui ta seal tahaks nagu võistelda, aga samas ei näinud üldse nii välja mingi naeruväärne, minu jaoks mingid osad sellised küljepoosid, kus ta olid sipelgas ja teised olid jämedad, et sellised asjad olid veel ilusad, et mina kohtunikuna eelistaksin seda, aga lihtsalt jah, et ütleme nii, nagu Oslo Tiil ütles, et kui selles nende naistega võistelda, siis oleks vaja lihtsalt mingi umbes 6 kilogrammi ja umbes 3-5 aastat, kui tõsiselt trennida. Et nendega konkureerida. Et siis 5 aasta pärast uuesti. Aga seni võib teised video sabat võistelda. Ei, muidu. See, et ennast võrreda, mina on alati seda need võrreda ennast häbitundeta maailma kõige kõvemate tegijatega. Siis sa näed, kuhu sa tegelikult kuuled. Jõusaalis me oleme kõik kõvad mehed, jõusaalis mingid kuradi. Okei, see selleks. Aga siis nagu meeste kulturismi ma väga lihtsalt süviden. Ma süvisin sellesse klassikasse, mis ma klassikasse läheksin, võib-olla teen kunagi pikema video. Aga noh, nagu näete, siis teine koht ja on täiesti võimalik konkureerida. Okei, ma läksin seal veteranidesse välja, aga veteranid tavaliselt öeldakse ikkagi, et veteranides on raske võistelda, sest nad kõik vananevad siga heas vormis. Ma arvan, ma olin siiski kõige paremas vormis. Et minu miinuseks oli kindlasti see, et noh, kuna mul jalad ei ole eriti jämedad kunagi olnud ja nüüd liigitades tavaliselt võtab ikka see lihas ära, mis sul kõige kehvem on. Pluss, kuna mul oli siin see vigastus nii-öelda, kui ma 2-3 nädalat enne võistlust, ma ei saanud lihtsalt korralikult jalga treenida, ma ei saanud isegi siirotsi teha, rääkimata kükkidest. Ja noh, ja sealt lõikes, et pluss, et kui poseerimispüksud on nii laiad, siis see sööb seda jala osa ära, kui see jalg on töödeldud, siis ta on nagu eriti nagu... Aga kas see ei takistanud saama teist kohta, nii et jah, et... Mis öelda, muidu oli nagu lahe see lava oli seal
soulik, lava oli tegelikult vaata äge, kui sa kõndid see lava, kui siuke kaust ja kõik sai nagu lahe. Viljan Bonakiga sai pildi tehtud, juttu aetud. Ja muidugi kõige rohkem oli hea meil selle üle, et Eestis oli vende see sõber ja treener Lukas tuli kohale. Hakkus, et kui tahad, siis ma tulen. Ma loomulikult ma tahan. Sai veel ägedaid nippe, mida ma tahan võib-olla veel Hamburgis nüüd katsetada. Et kuna ma sain teise koha ja arvan hea, siis ma nüüd lähengi Hamburgi. Pean siin veel piilitama, kohast ette jooma. Täna 9 liitrit ette, et saada oma veed käima selle pärast, et ühesõnaga lähem, kes või midagi selles legiis või selles nagu muidugi pange kõik ennast proovile ja regage ära, sest regada saavad põhimõtteliselt kõik. Lähete kohale, tehti igaks juhuks eeli regamine selle pärast, et pärast võib nii olla, et kui lähete kohale, et teile regamata ja liiga palju rahast on, siis võib juhtuda, et äkki lihtsalt ei lasta sinna, kuna nad ei suuda seda ootamatult rahvamassi nagu ohjaldada. Mis seal veel võiks nagu eristada? Seda muidugi, et ükskõik mida siin meie presidendid ja Kulturismiliidu presidendid igasugused lapsesuud räägivad, siis IFPP büroo liik on kõige prestiižid või kõige kõrgem liiga. Ma mõtlesin seda, et huvitav, et kui me Tallinnasse lähme, miks meil nagu lilledega keegi vastu ei tule, et siin kogu aeg Delfi uudised ja kus lillekimbud, värgid, kõiki oodatakse lennujaamas, ma ei tea. Kus on ikka Viljan Bonakid ja Pilgramid koos, võistelegi seal ja pange seal ennast proovile. Ja siis näete, kui vähe te väärt olete. Ja siis näete, kui palju te väärt olete, et kõik need siin figured ja body fitnessid ja bikiinidest ma ei tea, need on tegelikult siis abi mulle. Siis näete, et te peate ikka tõsiselt treeni tegema, mitte rääkima kus pasajuttu, et ärge käsi treenige, et lähevad nii kemedaks. Mingi kohale ja ma arvan, et te tahate iga päev käsi treenida, et saaks natukenegi võrdväärselt. Aga muidu oli lahe, jah. Mulle sümpatseeris muidugi selle pärast, et mul ikkagi kehvimini läinud, aga ma küll arvan, et nüüd, kus nagu piirid on avanenud, siis nii palju on nagu ühendust võtnud ka, et kui see nagu võistlema saab ja muidugi mingi olge mingi orja rahvas, orja oma nende kubjaste tallata, et olge ise vaba ja teate, mis tahate. Nüüd lähme varsti läbi lennuki. Et järgmine video tuleb juba võib-olla siis Saksamaalt, kus ma lähen sinna Mr. Universumile. Nüüd ma ütlen küll, et kui ma oleks hea, kui saaks top-puute, kui ma top-puute ei saa, siis oleks see pettumus. Võib-olla tuleb pettumus, võib-olla tuleb. Ja siis Susserus tuleb ka kaasa, kes aitab mul kätte hoida ja tahab vaadata üle oma konkurendid, kui ta kaartist tulla. Et kas ikka järgmine aasta julgeb minna. Lähen vaatame ka need figureid või need, kes need olid seal, shape'id üle. Kas Päkile Kadri siis järgmine aasta läheb hoopis sinna Mr. Universumile. Kui Kadri suudab oma söömist lõpetada ja kui Kati suudab oma söömist alustada. Kaks täiesti erinevat inimest, üks peaks sööma, teine ei tohiks süüa. Paagi kuskil keskel kokku, et olete väga hea. Aga teeme niimoodi, et sa igast võileivast annad poole mulle lihtsalt. On sulle? See oma võilev lõpuni ka teened. Jaa. Mõned lahedad hilbud sai ka ikka ostetud. Mulle meeldis üldse. Hea pusa. Ma isegi, see kogu aeg on lukuga pusa, aga see mulle on rohkem praegu lukuga. Ja avastasime ka, et Amsterdamis tingida ei saa. Mitte kuskil. Ainult, et kohad. Yes, very little see katte. Jah, et rent is very high ja we have very little money. Okei. Aga oli tore ja varsti jälle. Soinige ja subscribe'ige ja kommenteerige. Likeige ja. Ja siis ma tahtsin video lõpu sellest rääkida, mis meil unustasin selle IFB kohta, et palju võistluskaal oli. Mu kategooria pidi olema võistluskaal 96 kilo. Regamisel kaalumisel olin 95 kilo, vist oli 94,9 isegi. Mis iseenesest oleks võinud olla päris suur probleem, ta natuke oligi sellepärast, et hommikul oli kehakaal suht kõrge ja kuna see regamine venis, siis ma tegelikult pidin sööma, sõin, kaalusin. Et plaan oli, et ma lähen kella 3 aeg kaaluma, aga ma sain lõpuks kaalule palju 8-9 kõhtul või vist oli. Kati kategoorias kaalumist ei olnud, selles mõttes Kati kaalus 107. Ja siis veel see asi, mis on minu jaoks siis siuke, kuidas on see mõru pool või siuke
nagu väike tõrvne pütis või. Et kuna ma olin klassikalises kulturismis, siis seal peavad olema püksid, mis on kindlas mõõdus. Seal on, peab tuhari katma, kui palju servast on see pikkus. Aga see, kes minu kategooria, ma läksin isegi, mul oli mingid püksid jalas, öeldi, et need ei sobi, et ostame meie käest ikka. Ostsin, sealt NPC originaalpüksid, maksid 45 €, aga see, kes võitis, tal 100% ei olnud. Täiesti valed püksid nagu. Need on nagu kulturismi mõõtu püksid, mis annavad seda visuaalset efekti ikka väga palju juurde, nii et kui sa tahad olla mingi kvaliteetliiga, siis sa ei saa anda võitu inimesele, kelle püksid ei vasta isegi reeglitele. Aga kuna antakse, siis see on niisugune asi, millest ma aru ei saa. Mõnel võistlusel oli nii, et Dream Done ei ole lubatud, võistlejad kannavad Dream Done'i ja siis nad lähevad lihtsalt, lubatakse lavale, et see on täiesti bullshit. Muidugi, mis on veel väga huvitav on see, et näed, siin on üks medalimees, keda ei võtta keegi lilledega vastu, et ei ole Ergo Metslok, ei ole mitte kedagi. Kuigi ma IFB-s tõin juba päris kovad võistlused teise koha. Ja samas mingisugused, ma ei tea, tulevad, kes... William Bonapan, Arnold Classic võit ja see aasta võitis teise koha Mr. Olümpel, aga ei austata seda, ei ole olemas. Väga nõrk. Me läheme siis poodi lilli osta. Me ostame enda ise lille, aga me ei peagi teiste lille tapma. Kastud takso.